Siin on nüüd kaks uue kolmanda põlvkonna 1000 CF-i, tavaline ja muda versioon. Ja täna tahame näidata, mille poolest siis muda versioon erineb tavalisest. Esiteks juba visuaalse poole pealt. Esimene asi kohe, mis silma torkab, on radiaatori tõste ülespoole ja näitan kohe, mis saab selle radiaatori tõstega teha. Esimene aste metsas vaade üle radiaatori tõste ja kuuma ilmaga kiirel sõidul saab tõsta teise astmesse, kinnitada siia teise astmesse. Ja kolmas variant on hooldusvariant, et saab panna siia toe ja saab kõikidele elutähtsatele organitele ligi. Elektriasjad, kõik asjad, mis siin all on, kõik on nüüd hästi kättesaadavad. Radiaatori puhastamiseks metsas väga lihtsalt saab ligi. Siin on suurema prahi korjamiseks võrk ka veel. Radiaator on hõredam ja suurema mahtuvusega kui tavalisel. Õhuvõtt on üleval variaatorisse, mootorisse, siin samas kõrval väljapuhe variaatorist, et põhimõtteliselt siiamaani kannatab nagu veekindlust. Lühiajalist. Raud, esiraud on tehtud nii kõrge, et kui midagi juhtub, avarii või ümberkeeramine, et radiaator ei saaks kannatada. Siia külge on kinnitatud ka väljatõmbekonksud, edukalt toimivad mudast välja tõmmates. Samas on ka kõrgemale toodud vints, et ei peaks käsipidi muda sees olema. Vints ise asub ka kõrgemal, see säilitab vintsi, pikendab eluiga. Tiivalaiendid, et ei pritsiks pori, sest rööbe on viidud laiemaks, eest ligi toll, tagant 2 tolli. Et masinal oleks rohkem toetuspinda ja keerulisel maastikul säilitaks tasakaalu. 30-tollised vilttangirehvid, pehmed, head, ees kitsamad, taga laiemad, jalatoed, kui kraavist väljatulek või kuskil suure kallaku peal saab toetada jalgu siia peale, et masinal tagarataste peal kannaks paremini. Tagaistme asemel on panipaik, 14 liitrit, mahub väga palju vajalikke asju, tihendiga, pehmendusega ja vajadusel ühe tõmbega saab ära võtta ja istme asemele panna. Tugi, kus saab tõmmata, kas või muda seest välja või kallutada kuskilt kalde peal, et hoida siit, et mitte rebida rooli ja lüliteid. Tross. Variaator, 5 grammi raskemad raskused, et 30-tolliste vilttangidega paremini haakuks. Ja käigukastil kiire käik, haskäik on tehtud 22% madalamaks. Tähendab seda, et oleks jõudlust rohkem ja saab metsas kasutada 30-tollise raptaga. Paremini ilma rihma rikkumata saab sõita. Põhjakaitse 8 mm plastikust, mis on täiesti toimiv asi, hoiab suuremate paukude vastu ja esiosa on metallist, püüab kinni suuremad löögid. Vaatamata sellele, et on nii palju neid muudatusi ja tehtud nagu veekindlaks ja mudakindlaks seda masinat, siis ei ole ikkagi tegemist mitte allveelaevaga, vaid lühiajaliselt veetakistusi ületatava masinaga. Masinaga saab tutvuda paljudes kohtades ja saadaval hästi varustatud kauplustes üle Eesti.